täitsa hull. Normaalne koht, jah. Miks meil Eestis siuksed ei ole? Lastele hea mängida, turvaline elukeskkond. Place, kus me oleme, on Skalstubo, on selle linna nimi. Siin on nõukogude ajal olnud siis tohutu kuurortlinn või sanatooriumide linn. See on mingi 20 ja rohkem sanatooriumi. Kui Abhaasia sõda oli, siis grusiinid tõid enda inimesed ära siis Abhaasiast ja paigutasid neist sanatooriumitesse elama. Ja nüüd on nii, et need sanatooriumid on osaliselt maha jäetud ja osaliselt siin inimesed elavad. Ja see on jumala rets. Megakompleksid lihtsalt. Me läheme vaatame ringi neis. Mingi 7 korrust ülespoole tulin. Siin need toad on natuke rohkem korras. Ja siin on nagu näha, et siin paaris toas elatakse ka. Ei tea, kas ma julgen sellele oluline. Või из Абхазии? Сухуми. Сухуми? Мы эстонцы. Эстонцы? Да. Я Тулге. Тулге. В Сухумском районе есть село Эстонка. И дядя был мой эстонец. Дядя был? Эстонец, да. Тетин муж. По фамилии Путнин. Он давно умер, да. Она там осталась. Война. После войны прогнали. Еще, знаешь, в 1852 году тоже прогнали грузин оттуда. Начиная от Сочи, Туапсе. Это грузинская территория все было. Оттуда прогнали. Тогда еще в 19 веке. У меня 74 года. Teised poisid on? Kus nad alla läksid? Millal nad mööda läksid? Nad läksid sellest samast trepist otsa. See on jälle turnimus. Siin väärd on täpselt. Siin on ilusaid neid ka, maju. Noh, või õigemini on siin kontrasti. Ja rongidega tulid Moskvast, tuldi siis siia puhkama. Siin on kuur täielik. Ja Abhaasia sõja ajal grusiinid tõid ära siis Abhaasiast enda inimesi ja need paigutati nendesse sanatooriumidesse. Ja siis nii nad praegu ongi, et nad on osaliselt asustatud. Neis elatakse need, kes on sunnitud siia elama jääma. Paljud on saanud mingi jalad alla ja ära läinud. Ja see on väga sür. Ja sa käid ringi nendes lagunenud hoonetes ja ümber ringi kõik on katki ja varastatud ja siis on mõned korterid, numbritoad, kus elavad vana inimesed sees. Põhimõtteliselt see nii-öelda põgeniku korter ongi see üks numbrituba. Võib-olla nüüd, kui naaber on ära läinud, sa oled kõrvaltoa ka võtnud. Ja esimene vanamees, keda me kohtusime, ta lasi meid kohe, mitte ei kutsunud tuppa oma, aga oli täitsa lahkesti nõus rääkima. See nii, et koperdab. Persses. Ma ei usu, et nad siit läksid. Ma arvan, et nad läksid. Mida äkki? Lihtsalt on trepp ära võetud. Aha. Ei tea, mis need poliitikud lubavad neile inimestele? Oot oli juba kriibitad on. Kus on rüüsk? Need kriibivad korralikult. Meil on ju vaatad pista ja seda sul on hakkega kinni. Mida hellimeestä?
Järgmine katus vallutatud. Noh, tooksid oma daami siia puhkama või? Tunde mõttes, jah? Tunned ennast suhteliselt kuningane. Miks sa omal majale sambaid ei ehitanud? Raha sai otsa. Aga sul nagu projektis on sees, et siis kui raha ükskord tuleb, siis teed ära. Jaa. Järgmine. Ma tegelikult ei tea, kui palju me neid täna jõuame ära võtta, ega me kõiki ikka ei külasta. See on nagu vähe korralikum kui eelmised, on ju? Saab siit üles, aga päkilot ei ole. See on mingi mehe tegu või? Ega ta vist ei ole. Poisikesed ikka, noh. Duubel 3. Küsi uuesti. Kuhu lähme? Me läheme basseini ujuma. Super. Keset heinamaad, jügede vahel, kohalikega limpsi jooma. Nüüd on need Ossinovski hüdroelektrijaam siin. Veekõrguse vahet ikka natuke on. Kuidas väävli lõhn meeldib? Nutma hakkan kohe, liiga hull on see asi. On väike munakas üleval, jah? Ma ei tea, pole õige asi. Täiega kuum ju. Kohalikud lähevad ära. Väga hea. Nii kui me tuleme, kohalikud lähevad. Kohalikud teevad meile suure teene ja lasevad jalga, mis on neist väga tore. Vesi 36. On jah, jah, on küll. Ei ole kuumem kui kehatemperatuur on vesi. On jah. Seda munahaisust vett kuuma lihtsalt purskab maa seest välja. Ma ei tea, kohalikud võtavad kaasa seda. Võtavad joogiks kaasa. Mina see küll juua julgeks, ma ei tea. Samas maa seest ta tuleb, miks ta... Jahutab maha ja... On häda. Ja lõhnu ei saa videosse panna. Tervitame siis Märti, oma armsat kolleegi. Ainuke tubli kolleeg, kes meil veel on seal enne. Tšau Märt, loodan sul läheb kõik hästi. Meil on... Märt, ma igatsen sind. Ma igatsen ka Märt, ega ma ei tea, kes ta on. Ma ei tunne Märti jälle. Isegi mina igatsen. See on õige koht küll, on ju. Meil algul tundus, et Ainar
vedas meid kuskil kahtlaste kohta. Aga kui me siia kohale ilmusime, siis kohalikud vaikselt pakkisid ennast kokku ja nüüd meil on nagu privaatbasseinid ja vesi on hästi mõnus ja soe ja olemine hea ja siin võib niimoodi tunnike püherdada. Maa seest tuleb siis kuuma mineraalvett ja siis siin on selline toru on siia pandud, et kui tahad duši võtta, siis saad selle sisse pista. Ossa poiss! Teidän monille oli kyllä. Tita. 13,3 kilo. Kuule, täitsa normaalne minu arust. Traditsiooniliselt me käime siis selliste vaateratastega sõitmas. Tavaliselt need kondlid näevad rohkem õllekorkide moodi välja, et siin on natuke ümaramad, aga lähme ikka teeme tiiru. Toos nüüd siilos. Mine. Selle. Ei lähe siin. Peas, et siit ikka linna näeb, õnne? Õmma. Täna peas on lullist. Ära siin midagi keera. Ära puuta midagi. Mulla närvihaiged on ta juba ära väristanud. Natuke hirmus on küll. Nüüd hakkas sellest neid konstruktsioone vaatama. Ma ei oleks pidanud. Saad jumal. Siin kerkib vaikselt linn välja. Oi, kena ei ole midagi öelda. Oleme poole peal või ei ole või? Ei ole veel. Ära raputa. Jumala vaid. Ära hinga. Kui ilus. Aga õudne. Vetsi kihvt.